Tere taas! Tere! Täna meil on ääretult põnev teema, minu enesehoolduse süsteem ja kellega veel oleks siis parem seda teemat arutada kui sellise mõtete häkkijaga, on ju. Ehk siis Epp, mida see enesehoolduse süsteem sinu jaoks üldse tähendab? Oota, ma igaks juhuks ütlen tere kõigile. Kõik sinna kuulavad, võite oma videod kinni panna ja heli ka, et siis siin igaks juhuks, et siis on täitsa, täna saab olla niisama. Isiklik enesehooldussüsteem, see on kohe nii põnev teema, sest ta on jällegi see, et eriti ta on põnev teema meie nagu koostöö raames minu jaoks, et kuna see on alati, eks ju, et ja mulle väga-väga meeldib, et kogu selles meie käsitlusest tuleb see inimene ja füüsis tulevad kokku, sest mulle vahel tundub, et neid aetakse liiga eraldi ja siis vahel mulle tundub, et neid aetakse ka liiga esoteeriliselt kokku, et kuidagimoodi see sisemine ja välimine ja mulle tundub, et see tänane teema on nagu hästi praktiline. Et tegelikult see küsimus ongi, et mis see nagu enesehooldus mõnes mõttes on nii-öelda keha tasandil, hinge tasandil, meele tasandil, et nii-öelda see inimene kui holistiline, ongi, ma ikka kasutan seda holistiline sõna just nagu see tervik. Ja seetõttu ma arvan, et see on hästi praktiline teema tegelikult ja mulle tundub, et see on üks teema, miks pärast ta tihtipeale jääbki ebamääraseks, et kas ta on siis nii-öelda jääbki ainult kreemiks, et ta jääb liiga praktiliseks, ta jääb liiga füüsiliseks või siis mulle tundub, et tänapäeval ta saab ka hästi tihti sellist nagu natuke hirmutavalt esoteerilist nagu tähendust, et kuidas ma pean hakkama ikkagi endal nagu mõnu tegema ja seda ja teist ja kolmandat. Ja siis, kes ei ole kunagi nii-öelda ühel või teisel pool olnud, siis see ikkagi nagu võib eemale tõugata. Eks? Ja siis on jälle, mis me oleme siin eelnevalt rääkinud, et kui palju me ennast mõjutada saame ja see on jälle see, et kõik osa elemendid nagu mõnes mõttes mõjutavad üksteist, eks ju. Et nagu me siin eelmine kord ka rääkisime, kõik see sümptomites, et see, et ma nagu ikkagi, et lõpuks ikkagi see hambapesu tekitab enesetunnet, kui ma olen ennast ära hooldanud, eks ju, ja siis, et kuidas nad kogu aeg nagu tegelikult lainetavad koos ja mõjutavad üksteist, see füüsiline ja siis nagu mõnes mõttes see, kuna ma vahel ei tea, mis õige sõna on, kas ta psüühiline pool või meele pool või vaimu pool või mulle tundub, et ükski sõna ei räägi õigest asjast või emotsionaalne pool, et nad kõik on erinevad tükid, aga nad kõik nii-öelda räägivad sellest, miks nimetame seda see nähtamatu osa meist, eks ju. Aga mis sinu jaoks on enesehooldussüsteem, kui me räägime üldiselt? Tegelikult see ongi ikkagi lai pilt, üsna lai, et ja selle juures tegelikult see naha eest hoolitsemine sellisel nagu reaalselt praktiliste sammudega, et ma pesen ja ma panen seerumit või ma koorin või ma teen endale mingit näohooldust, on ju, või selliseid asju, et see on ikka selline nii-öelda üks osa sellest, aga kõik saab alguse tegelikult võiks öelda enesehoole mõttes sellest, et mis kell ma lähen magama, mida ma teen enne magama minekut, kuidas ma magan, kas ma üldse magan, kas ma magan terve öö või ma olen pidevalt jalgade peal, käin ringi nagu kuutõbin, on ju. Et mul on praegu suur rõõm magada väga suurte akendega toas, kus kardinaid ja ruloosid ei ole. Mul ema on alati, tuleb külla, siis ta ütleb, issand, kuidas sa siin magada saad. Mina ütlesin, ma ei tea, et mul on siin ainult loodus ümberringi, et linnas võib-olla oleks imelikum, jah. Aga mind siin nagu küll ei häiri, et olen nagu osa loodusest, on ju. Aga sõna otseses mõttes, noh, täiskuu ööl, kui sulle kuu paistab nagu sellise prožektoriga nagu lagi pähe, no siis vahest võid ikkagi üles ka ärgata, on ju, et noh, et kui sa juba tead näiteks enda jaoks ette, et vot selline faktor on ja see mingitel kasvõi sõna otseses mõttes kuutsükli päevadel võib mind seetõttu üles ajada, siis on ju mõistlik enda eest hoolitseda ja endale sinna need rulookesed ette hankida. Noh, see on ka üks osa enesehoolest, et hoolitseda selle eest, et mu une kvaliteet oleks hea. Sest naha kontekstis naised ju teavad sageli, et oi, et ööseks peab panema korralikult kreemi. Et noh, et öökreem peab olema korralik, et noh, et öösel nahk ju paraneb, on ju, või taastub või niimoodi. Seda räägitakse päris palju nagu nahahoolduse kontekstis. On see siis nüüd müüt või oleme. Ma ütleks, et see on see nii ja naa, et su nahk toimib funktsionaalsel raku tasandil 24 tundi ööpäevas, kogu aeg. Tal ei ole vahet, kas on öö või päev. Öö ja päeva vahe on ainult selle rolli mõttes, et me öösiti ja päevasel ajal puutume kokku erinevate nagu stressoritega keskkonna poole pealt võib-olla.
et kui sa öösel oled padja peal, siis seal toimub üks elu, vaatad, sul nägu higistama ja ka sünteetilise kiu peal on ju, ennast ju kortsu ei maga niimoodi on ju, noh ja nii edasi, et seal on hoopis üks dünaamika kui see, kui sa oled päeval, sa käid väljas, seal on päike, tuul, külm, mis iganes on ilmastiku teemad, õhusaaste teemad, jalutage südalinnas, noh, ma ei tea, Tartu südalinnas ma jalutan, siis veel väga hullu ei ole, Riia maantee äär muidugi on üsna kole, Tallinna südalinna minna, kus autod kuuma ilmaga tossutavad seal või kuhugi, ma ei tea, idamaadesse, sinna Aasia poole peale ja seal olla, noh, Hongkongis kunagi käisin konverentsil, siis seal südalinnas olla, sa seal värsket õhku ei näe, sõna otseses mõttes sa ei näe õhku. Seda ei ole seal olemas tegelikult. Ehk siis sellised asjad kõik nagu mõjutavad ja sa saad oma valikutega mõnes mõttes siis nagu mõjutada ka ju neid valikuid. Ehk siis see pilt on niivõrd lai, et ma võiksin tegelikult jääda siin praegu põhimõtteliselt järgmiseks tunniks ajaks rääkima seda, kuidas ma kasvõi klientidega konsultatsiooni teheski, ma võtan läbi nende päevasid. Et kui tal juba on näiteks mingisugune nahamure välja kujunenud või ta tunneb, et tema nahaga toimuvad muutused nii palju kiiremini, et ta ei saa aru, miks see nii kiiresti ja nii järsku on toimunud, et 2 aastat, 3 aastat, 5 aastat olen kasutanud ühtesid tooteid, ei ole kunagi midagi olnud ja nüüd järsku ma ei saa enam neid samu asju kasutada ja ma ei suuda leida seda, mis nüüd sobiks. Mis värk on, et mis muga toimub, et kas see panna siis nüüd selliseks nagu ealiseks iseärasuseks, mis kipub naistel tulema või et nüüd löövadki siis need geenid välja, mis mul tädil või emal või kellelgi veel sugulasel mingid hädad on olnud, et mis see siis nüüd on. Aga tegelikult see ongi seesama sinu enda see päeva selline enesehoolitsuse rütm, mille sees sa oled elanud võib-olla aastakümneid, mis siis nüüd hakkab nagu välja lööma. Ehk siis tegelikult on, millest rääkida hästi palju. Kuidagi ei mahuta nagu niimoodi kokku, et kui ma tahan Epule ka sõna anda. No ma arvan, et kui ma kuulan sind ja ongi kogu see, mis ma enne ütlesin ka, siis mulle tundub, et kui ma nagu oma nii-öelda töö kontekstis vaatan või nagu ka enda loo, eks ju, minu jaoks on ikkagi alati see enda lugu on ka tähtis, siis kuna lihtsalt ongi, et võib-olla minnes nagu algusest tagasi, siis ma arvan, et mul on ikkagi, ma kodus saan tead päris hea sellise enesehoolitsus arusaama, et noh, et ongi, ma ei tea, ma arvan, ikka mingisugune hügieen ja mingisugused asjad on alati olnud nagu iseenesestmõistetav, aga see kuidagi oli selline mitte mingisugune nagu survega, vaid see kuidagi oli nagu, et ma ikkagi saan aru, et see on nagu hea olnud. Aga nagu siin on nagu teema olnud, et siis noh, nii-öelda, et küsimus on, eks, et milline see enesega suhe on. Ja seetõttu mulle tundub see enesehooldus sõna on üks põnev sõna selles osas, et on palju inimesi, kes nagu teevadki või noh, mina tegin ka samamoodi ju tegelikult ikkagi ma ei ole kunagi, kuna ma lihtsalt tean inimesi, kes päriselt mitte midagi ei tee, et noh, kelle juhul on ikkagi palju inimesi, kes tegelikult juba naiste hulgas on neid vähem, kes tegelikult nagu reaalselt ikka hambaid ka pese, eks ju. Et kellel ei ole reaalselt nagu selle isikliku hügieeni suhe on ikkagi nagu hästi-hästi nagu keeruline. Et siis mina kindlasti ei esinda seda, kellel ei ole olnud seda. Aga nüüd ma saan aru tagantjärgi, et kui ma mõtlen nagu neid murrangukohti, siis tegelikult mul seda enest ei olnud sees. Et ma mäletan, mul oli mingi hetk oli nagu kas sama tunne, et hommikul peab hambaid pesema, aga õhtu see pese võib ära jätta. Sellepärast tegelikult ma ei pes, see on nüüd jälle see koht, et ma ikkagi arvan, et on, mis on, et ikkagi magades me taastume. Ja see on jälle see, miks see õhtune hooldus on mõnes mõttes nagu osa sellest nagu rahunemisest, aga tegelikult ka toitmisest selleks, et see keha saaks nagu nii-öelda tegeleda mingisuguste asjadega seal lõõgestunud olekus. Aga see kuidagi oli nii-öelda fookus oli, et sa hoolitsed enda eest teiste pärast. Et noh, et nii-öelda suu ei haiseks ja juuksed poleks sassis ja et ma teen seda ikkagi fookusega, mitte vahele jääda ja kuidagimoodi näha välja nagu adekvaatne. Ja see võttis nagu aega, et mis tähendab, et tegelikult ma arvan, et seal ei olnud enest sees, seda enesehooldus-osa ei olnud sees, vaid oli nii-öelda mingi kohustuslik, see ei ole isegi hügieen, eks ju, et ma ennast meigin hommikul selleks, et kuidagimoodi adekvaatne olla. Ja seetõttu mulle tundub see minu vaatest on nii-öelda, kuidas panna see iseenda sellesse hoolduse sisse, et kuidas see hakkaks sellepärast, et nagu mul on seda vaja ja samamoodi on ju ja miks see otsimisteekond on tähtis, sest tegelikult nagu see on jälle see, mis on, ma arvan, ohtlik nendest teemadest rääkida, et ei ole olemas õiget ja valet. Et tegelikult ühel hetkel, kui ma jõudsin ühe infoni või ongi, ma olen ju rääkinud ka, et ühel hetkel ma saan aru, et minu senine, et kuigi ma just nagu tegin näoga kõike, aga ma olin enda nagu näo kinni pannud. Mu naha olin tegelikult ära tapnud just nagu, mis tähendab, et siis algas see õudselt nagu just nagu vaevaline naha üles äratamine.
aga ma ei saa endale peksa anda ja süüdistada kedagi, et ma tegin midagi valesti, sest tegelikult ma tegin midagi. Ja seetõttu ma arvan, on hästi tähtis, et see on pidev protsess ja otsimine, et üldsegi saada aru, mis vahe on siis elusnahal ja mitte elusnahal või et ongi see, et millised on nagu ja ma arvan, et ta ikkagi on seda tsüklit on rohkem ja neid tsüklikiste on hästi-hästi palju. et vahepeal, et mulle tundub, et see noh, ja kui me räägime siin tänasest unarusse jätmisest, mina arvan, et unarusse jätmisperiood on õudselt vaja. et ma arvan, et muidu ei saa vahest aru ja muidu ma ei leia üles seda, miks seda teha. et need, kes nagu ma näen, kes teevad nagu niimoodi noh, ikkagi välisel põhjusel niimoodi nagu perfektsionistlikult, hästi konkreetselt, nendel ei ole seda sisemist põhjust, miks nad seda teevad, sest nad ei näe vahet. vaata, seal on see hirm olla mitte sobiv, kui ma jätan tegemata. aga seal ei teki seda, no ikkagi me ei jõua armastuseni. et seetõttu mulle vahel tundub, et need unarused on hästi tähtsad perioodid et üldsegi näha vahet või vahel on ka aru saada, võibki vähem teha, näiteks on ka jälle selline, et ma ei tea, juustelõikusel samamoodi, kui palju on palju ja palju on vähe, eks ju, et ma arvan, et see ei ole kunagi selge, aga et mõnes mõttes et mulle tundub, et see, mis meiega siin koos tahaks teha, on ikkagi, et kuidas panna enesehooldusse iseenest nagu põhjusena sisse, miks neid asju teha ja kuidas avastada just seda, et kuidas mina töötan. on mõnes mõttes et ei ole nii-öelda seda õiget valet, aga et ma hakkaks, ma mõtlesin, et täna on, et mulle tundub, et ma jõudsin nagu oma enesehooldussüsteemiga, et ma tean, kus mina kukun maha, on see sõna, kas mul on oma elutunne. on mingisugune tähtis märksõna, et ma just nagu hoolen endast, et ma olen piisavalt oluline oma elus, et näiteks kiiretel perioodidel, kui jäävad asjad ära, ma tean, et ma lähen närvi siis, kui mul kaob oma elutunne ära. et ongi see, et ma just nagu teenindan, vahepeal olgu ta siis töö, vahel võib olla ka see, et mul on liiga palju suhtlemist, liiga palju, no ma ei tea, kodus midagi teha, aga mul kaob oma elutunne ära ja siis vahel võib olla see lahendus on, vahel on vaja suhtlemist, vahel on vaja endaga olemist, vahel on vajagi, piisab seda, et ma täiesti teen sedasama õhtust hoolitsust, aga hoopis teise teadlikkusega. aga ma kuidagi uuesti kontakteerun just nagu oma eluga, et mul on see tunne, et see, mida ma teen, ikkagi on osad mu elust, mitte ma ei teeninda seda elu just nagu. aga et see on võib-olla, ma jõudsin nagu sellise enesehoolitsussüsteemi puhul on oma elutunde hoidmine. minul isiklikult vist on selline tähtis märksõna. täiesti nõus, mul tuli praegu nii huvitav mõttekäik, et kuidas me vahest oleme oma just selles, ühelt poolt see unarusse jätmine võib-olla üks pool, teine pool on lihtsalt selles harjumustes kinni, kus me oleme, me ei kuidagi nagu igavlema oleme jäänud ka, juhtub vahest sedagi. ja miks siis on hea mõte nii-öelda nagu külla minna kellegile, et siis sa saadki nagu seda, kuidas öelda, nagu vaata, kuidas teised oma enda kodus teevad või kuidas nemad koristavad või kuidas nemad süüa teevad või kuidas nemad lauda katavad ja või kasvõi teise pererahva juurde lähed sauna on ja vaatad, kuidas seal saunas käimine käib, on ju. et kuidas see annab meile tegelikult seda teist perspektiivi, et ma väga palju tegelikult enda klientidega näen ikkagi seda, et kui julgetakse proovida teistsuguseid tooteid või teistsuguseid samme toodete kasutamisel või hoopis mingit asja, mida kunagi varem ei ole tegelikult kasutatud, sellepärast et selle rollist ei ole nagu tegelikult aru saadud. ja kuidas siis ikkagi paar kuud hiljem tullaksegi ja öeldakse, et appikene, et et keegi oleks võinud mulle varem sellest rääkida, et see annab nii palju paremat efekti, et mina arvasin, et mu nahk peabki kogu aeg välja nägema nagu võileip, on ju, selline rasvakihiga. aga tegelikult, et on võimalik teistsuguste toodetega saada hoopis teine tunne või teistsuguseid nagu samme nahahoolduses tehes niiviisi. ehk siis ma arvan, et see Tee rahu peegelpildiga programmi üks mõte on ka just nimelt selle natukene teise perspektiivi andmine, et natuke välja nagu raputada nendest harjumustest, mis juba on. iseasi, kui palju neid on ju, mõnel on rohkem, mõnel on natukene vähem, aga mittegi sugugi kõike keerulisemaks tehes. väga palju on ju seda, et need igasugused harjumused on hästi palju on neid ja siis sa tunned kogu aeg, et mul ei ole rohkem vaja, et ma ei saa nendegagi hakkama, on ju, ja siis sa tunned ülekoormatust selle koha pealt, et ma peangi nii palju asju tegema, et nüüd lööd vahepeal üldse käega. et mitu kuud võib-olla ei tee praktiliselt midagi, nüüd hakkab varsti kevad tulema siis hakatakse rohkem tegema. et nali naljaks, et varsti peab ju panema maikad selga käsivartega niimoodi, et ilmselt peaks hakkama juba vaikselt neid kätelihast harjutusi tegema, et ikkagi, et siit käed ilusad oleksid naistel ja nii edasi, et vahest käivad mingisugused enesehoole
aktiveerumised enda jaoks ka niimoodi lainetena. Mõnes mõttes on mina arvan, et see on loomulik. ja see on jälle see koht, eks oluline on see, et nad ei oleks 0 ja 100 ja see on jälle see koht, et ja see on nagu ma eelmine kord rääkisin ka, et ma ikkagi arvan, kui ma panin oma kirja siin, et kus ma tegelikult olen nagu alustanud, siis tegelikult see, mis mind töös hoidnud, on ikkagi see väline. Ja siis ta ühel hetkel kolib sisse. Probleem on see, kui ta kunagi sisse ei koli. Et ma teengi ainult nii-öelda, et ma nii-öelda tegelen endaga ainult enne suve, sest bikiine peab kandma, aga et kui bikiine ei pea kandma, siis võib just nagu enda eest mitte hoolt kanda. Ja ma arvan, see on see lugu, et noh, et ongi jälle see, mis minuks on ikkagi mõnes mõttes see nagu iseenda panemine enda ellu, eks ju, aga tegelikult lõpuks me oleme suhetes kogu aeg, et see ei ole jälle see, et tee ainult enda pärast. Ja tegelikult reaalsus on nagu, tead, me ikkagi oleme kogu aeg nii-öelda maailmas liigume ka, et see on mulle tundub, aga see, mis sa ütlesid enne, minust on nagu huvitav teema, mis ma siin ka mõtlesin, on selline hästi keeruline suhe, kus see rutiini ja uuenduse suhe on, eks ju, et ja see ja vastus on taaskord, mina ei ole vastust. Et tegelikult on, et see, et kui pikalt võib ühte asja teha ja kui tihti peab vahetama, et ma arvan, et seal ei ole olemas nagu õiget vastust, aga see on jälle see, et mida mulle tundub, et mida mina tahan oma tööga anda, et nii-öelda õppida avastama oma protsessi. Ja taaskord küsimus ei ole see, et miks mulle enne ei räägitud, see ongi see, et ma lihtsalt ei sattunud selle info peale, et mitte nii-öelda küsimus ei ole kriitikas, vaid tegelikult ongi, et ma olen kogu aeg teel, ma olen seal, kus ma olen ja ma alustan sealt, kus ma olen ja samamoodi küsimus, nagu ma ütlen, et programmis ei ole see, et küsimus ei ole, kas sul on nagu kogu meie elu on harjumus, eks ole. Küsimus ei ole, kas sul on palju või vähe, vaid oluline on, sa oled seal, kus sa oled, on jälle ikkagi see koht, et kus lihtsalt küsimus on see, et kas sind häirib midagi, et see tunne on see, et midagi on just nagu vale, aga see võib olla tunne või päriselt on vale, eks ju. Et ja see on ka jälle see, kus on vaja seda rahu teha mõnes mõttes selleks, et üldsegi saaks aru, mis toimub. Aga ma mõtlesin ka siin, et millest siis see enesehooldussüsteem näiteks minul koosneb. Kuna mul on ikkagi päris suur, ma saan aru, et on ikkagi, ongi see on jälle see, et kui sa ütled, et hästi, et ta peaks keeruline olema. Aga tegelikult lõpuks ikkagi on, eks ju, et tegelikult tuleb ikkagi kokku, seal on palju ikkagi, eks ju, et ma ei tea, mida sa juustega teed, et seda saab tükkideks võtta ja see on jälle see, mis minu töö on. Mina arvan, mida rohkem seda tükkideks võtad, seda lihtsam on seda teha. Et kui ma saan aru, et lihtsalt need küüned on, sa pead iga päev nendega tegelema, aga lihtsalt oluline vahepeal teeks, mitte ei teeks ainult siis, kui ikkagi juba on kohutav. Et mõnes mõttes vahel mulle tundub, et ka lahendus on see, et nagu reageeriks enne, kui on kohutav. Et nagu tekiks õige ajal sekkumist natukene nagu, mulle tundub ka üks tähtis osa sellest nagu regulaarse enesehooldusüsteemi nagu eesmärkidest, et ei oleks kogu aeg nagu, et ei oleks tuletõrje efekt kogu aeg. No see sama asi, et ma olen nii-öelda, et see suvel, eks, et ongi kevadel hakkan siis nüüd kiiresti paastuma selleks, et saada vormi või samamoodi see, et kosmeetikusse lähen siis, kui on tegelikult nagu ikkagi juba hästi suur probleem või et, et ma just nagu jätan ennast liiga unarusse, et ma saboteerin ennast ära nii, et ma nagu jätan ennast liiga kehva seisu, kust ongi hästi keeruline välja tulla ja seetõttu on nagu, et ma arvan, et nagu need arengud algavad nendest perioodist, aga eesmärk on mõnes mõttes, et ei laseks ennast kogu aeg tulekahjusse. Et hakkaks sekkuma, et ei elaks ka tulekahju hirmus. Ma arvan, see on ka hästi tähtis, et ikkagi elaksid. Aga oluline, et sekkuks nagu aegsasti, mitte siis, kui on tegelikult ikkagi juba kriitiline olukord. Ja mul tundub, see on nüüd see hetk, kus tekib, see läheb keeruliseks. Et kui ma jätan kogu aeg unarusse, ja siis, kui ma saan aru, et nüüd enam ei saa enam, nagu, nüüd on juba nagu hästi halvasti. Ja siis vahel on vaata, nagu siis on raskem aidata ka, kui on nagu et jah, võib-olla see ongi see, et see nii-öelda see tulekahju probleem, nagu tulekahjusse laskmine on see probleemiline koht ja kuidas hakata avastama oma mustrit. Tegelikult küsimus on see, et milline on mu harjumus tulekahjusse minemiseks. Et kas ma hakkan varasemalt ennetama oma tulekahjusid. Et kas ma loen neid sümptomeid, mis me siin rääkisime just hiljuti, et kas ma hakkan sümptomeid varem lugema. Või lasen siis, või on siis juba, kui kõik on katastroof. Eks ju. Aga jah, ma mõtlen, et nagu, et millest ma ei tea, minu enesehooldus, ma ikkagi nagu need mõnes mõttes nimetame seda nähtav osa nägu, keha tervikuna, mis on minuks ikkagi nagu sisaldab ka liikumist. Kui me kõik seotud loomulikult. Toit, mis oli, ma mõtlen, kunagi siis, kui ma hakkasin avastama toitumist, on tegelikult, et kaks poolt on, ühelt poolt on see isude ja ihadega hakkama saamine.
noh, ja siis on see mingi kuulus asi, et järgi oma keha ütleb, mis ta tahab. ma arvan, tänapäeval enam keha ei oska öelda, mis ta tahab, sellepärast et kui ta on saanud kogu aeg mingit jama, siis ta ei ütle enam seda, eks ju. siis on, kuidas õpetada teda nagu rääkima ja kuidas avastada, kas ma üldse söön toitu või ma söön mingit, ma ei tea, mida. aga noh, minu jaoks läheb enesehooldus alla, ma tean, mul on vaja lugeda, teadlikud pausid, laias mõttes nagu lühiajalised, pikaajalised, suhtlemine on samamoodi teadvustada seda, et milline on minu suhtlemine, mis tegelikult mind nagu hoiab, kirjutamine, see ongi see minu asjad, see tunne on see minu elutunne, et kas ma tegelikult nii-öelda hooman ja noh, et kas ma olen nii-öelda see tuhkatriinu oma elus või tegelikult ma ikkagi olen oma elu kuninganna, on nagu see, noh, et kas sa orjad just nagu seda elu või, või sa elad oma elu. et ma arvan, et ja see on minu jaoks on nagu see terviklik enesehooldussüsteem, mis on natuke, mis koosneb siis pisikestest detailidest. väga äge. Mul väga palju asju siit, noh, mõnes mõttes justkui kattub, mis ma enda jaoks enne mõtiskledes veel välja kirjutasin, kindlasti oli eraldi see samamoodi see iseendaga olemine ehk siis mõnes mõttes see paus. Praegu viimasel ajal ma olen siin praegu võtnud täiesti paaripäevaseid praktilisi pause. Ma tunnen, et mul ongi hästi palju mõttekohta praegu, et kus ma pean aru saama, et oled nagu sellise hästi suure ringtee peal niimoodi, et natukene tallan seda siin niimoodi nagu paar ringi juba niimoodi ja siis ma nagu mõtlen, et okei, et kuhu poole see nüüd mind viib, on ju. Ehk siis mul hakkab see teekond vaikselt ennast lahti rullima, juba näen nii-öelda seda, see vaade hakkab nagu looma. See on hästi põnev koht ja ma märkan enda puhul ka vahel seda, et kui ma lähen väga elevile millegist, nagu selline, minus tekib nii tugev inspiratsioon millegi suhtes, et ma tegelikult matan ennast selle sisse ära niimoodi, et mul see vaade kaob ära. Et noh, ma hakkan nagu auku kaevama põhimõtteliselt, aga mul on nii huvitav, mul on tunne, et ma kaevan ennast nagu teisele poole maakera välja, mul on nii huvitav või nagu need geoloogid on ju, et igalt poolt tuleb uus kivikene jälle sätendab, on ju. Et noh, et see on nii põnev, aga sellel hetkel ma tegelikult hakkan kaotama iseendaga ka ühendust. Sellepärast, et noh, et mul lihtsalt on mingi hasart nagu, on ju, see on nagu mingi sõltlase, mingisugune muster võib-olla täiesti isegi. Et mul on hea meel, et mul on võimalus sellist rõõmu tunda asjadest, mida ma teen. See on nagu üks imeline privileeg täna elus, mis ma tunnen, mis mul on, et ma tunnen sellist nii tugevat rõõmu sellest, mis ma teen, et ma võin siin ära kaduda. Aga minu eesmärk ei ole ära kaduda, vaid tegelikult ikkagi olla mina iseendaga kontaktis ehk siis seda vaikust, et kus ma panen tegelikult kõik kinni. Ma ei tee isegi raamatut lahti. See mind nagu toetab väga see linnast ära kolimine, mis me 3 aastat tagasi tegime. Ehk siis mul on võimalik minna igal ajal hetkel sõna otseses mõttes põõsa alla kuskile kõndima või puude alla. Et see kontakt annab mulle hästi palju juurde, mida ma täna vist ei asendaks nagu, ma ei ole enam nõus seda nagu millegiga asendama, eriti kuskil asfaldi tänava peal jalutamisega. Et mida ma võin ka teha selles mõttes, et ma väga hea meelega süda suvel lähen Pärnu, jalutan mööda seda rannapulevaardi ja noh, ja nii edasi, on ju, et ma teen seda suurima rõõmuga või kuskile reisile minnes ja nii edasi, aga see ühendus iseendaga tuleb tagasi mul kõige paremini kodus, ehk siis see kodupool on ääretult oluline, see suhete pool, endaga olemise pool, rõõmu pool. Minu jaoks on see enesehoole pool, seda rõõmu poolt on väga palju vaja. Ehk palju sinu enesehoolest täna rõõmu on, kui sa kuulad, mõtled, et kas sa tunned sellist entusiasmi selles, mis sa teed või selles, kuidas sa kulged oma päevades. Stress on hästi tugev faktor tegelikult heaolu mõttes. Aga ma üks ütlen, et lihtsalt see kirg on erinev inimestel lihtsalt, et see entusiasm on ka hästi, et kuna meie kindlasti oleme kahekesi mõlemad sellised kirepallid, mis on ka selles mõttes, et ongi, eks ju, et mis ei ole selles mõttes nagu kõik inimesed, kõik tüübid ei ole nagu mõnes mõttes sellised. Aga ma arvan, et kuhu mina mingil hetkel oli, kuna mina olen ka elanud hästi palju seda nii-öelda kirg ja siis on auk, eks ju, et sa niimoodi oled nende kahe variant, aga üha rohkem kõikides asjades avastanud on olemas veel variante. Ja mind huvitab üha rohkem seda, et kas saab veel, et kuidas, sest ma näen, on inimesi, kes siis nii-öelda jätavad selle kire ära ja eriti selles esoteerilises maailmas inimesed upuvad sellesse enesehoolitsusse ja kogu aeg on nagu nii-öelda, mis tähendab, et see on nagu piduliks muutub, et see enesekontakt läheb, vallutab ka elu, mis tähendab, et kunagi ei lähe ka läbi mingitest asjadest. Ja seetõttu mulle vahepeal tundub, et elu saab areneda rohkem, kui on ikkagi neid kirehetki
kus ma kaotan ennast ära ja nüüd ma olen lihtsalt ühel hetkel juba juhina näiteks õppisin lihtsalt seda, et ma tean seda, et kui ma panen nii-öelda juhtimise esimesele kohale, siis mina jään unarusse ja sellest kaotavad kõik, sest mina lähen katki ja mina lähen kurjaks siis, kui ma olen tegelikult hooldamata. Ja see on nüüd see, kus tuleb mängu teiste austamine. Ja siis ma sain aru, et minu juhina, minu number 1 eesmärk on hoolitseda endaga rahu eest. Ja see on enesehoolduse number 1 põhjus mul selleks, et ma ei oleks kuri teistega. On mul vaja omada ja hoolitseda selle oma elutunde eest. Ja see, mida ma tänasel päeval näen nagu juhina, on absoluutselt number 1 põhjus, miks teha rahu oma ja miks hooldada seda nagu oma peegelpildiga rahu teemat. Sest ta on kogu aeg, mul on ta vaata siuke tundlik. Ja see oli nagu sel hetkel toimus muutus, kui mul muutus isiklik enesehooldussüsteem, muutus mu kõige tähtsamaks tööosaks. Ja ootamatult selgus, et mul oli selleks aega kogu aeg. Muidu ma elasin sellega, et mul tundus, mul oli ka 10 minutit aega enda jaoks. Ja siis ma sain aru, et issand, aga mul pole elus siis ju. Eks ju, ja see ootamatult, kui ta muutus järsku, nagu ta ei ole nii-öelda üks või teine, et spaasse minemine on mu töö osa, sest vastasel korral ma olen vastik või ma tahan põgeneda või ma tahan lõhkuda või ma tahan lammutada. Ja seetõttu, kui ma ennast ära ei maanda, aga see on minu vastutus. Ja selleks ma pean ennast väärtustama ja armastama, et seda teha. Eks ju, ja see on jälle see, kus tekib see nii-öelda valgustunud arrogants, et ma ütlen nii-öelda stopp, tegeleme 3 päeva pärast, sest muidu ma hammustan nina peast. Eks ju, ja see küsimus ei ole mitte see, et mina olengi selline, mida hästi paljud teevad, ma olengi selline, taluge mind ära, vaid ma tean, et see on minu sümptom, et nüüd peab korraks taanduma. Selleks, et ma saaks see mänguline, loov, kirglik mina olla, kes ei ole leegiheitja, vaid kes tegelikult nagu võimaldab armastamist. Aga see on minu vastutus ja see on see, mis oli tohutu muutus ja see oli sel hetkel, kui toimus minu hooldusest, tuli enese sisse. Aga see oli jälle mõnes mõttes ikkagi austusest teiste vastu ja siis järsku muutus mul endal kausalt toredaks läks. Et siis muutus nagu asi palju vahvamaks kõik kogu aeg. Vot, aga sellised mõtted täna. Siin on jälle nii toredalt seda, et igas olukorras on see oma spekter või prisma või see nagu see mingisugune foon, et kuidas me mida näeme või kuidas me midagi tunnetame oleme, et selle nagu selliste roosade prillide hoidmine on hästi-hästi oluline. Et nii kui lasta nad sinna poti siniseks, no siis on suhteliselt nõme elada. Ei, no mina ikka nimetan, et nii-öelda, et mulle üks mudel, mida ma kasutan palju, et ma elaksin olevikus, sest eesti keeles on ka 2 veel varianti, on olemas polevik ja kolevik. Ja see on jälle see koht, et ma hoiaksin tegelikult nagu selle vaate selgena, mitte ma ei elaks mingis kolevikus kogu aeg. Ja see on see, mis on nagu peegelpildi nagu rahuprobleem tegelikult tekitab selle nagu mingi eitamise, mis on polevik või siis sellise koleduse, nii-öelda hall argipäev, eks ju. Et see olevik saab ikkagi nagu see tegeliku elu mitmekesisus olla. Et selleks, et elada saaks, on ikka see, mis mind paelub. Vot, aga mulle tundub, et ma arvan, täna me võime panna siin 3 punkti. Sest need on teemad, mis jätkuvad ja ma ikka jätkuvalt kutsun kõik, kes siin veel mõtlevad, et siis tegelikult veel sel nädalal saab ikkagi siin homseni saab liituda meie programmiga soodushinnaga. Ja julgelt, et kui kellelgi tundub, et see oma elutunne ikkagi kipub, on kuidagi vajab turgutust, siis ma ikkagi väga julgustan kutsuma meid endale kaasteelisteks. Ja, julgelt. Ütle endale ja, ära lükka ennast edasi. Kevad on juba siin ja miks mitte seda veidi sellises iseenda ellu päikest ja rõõmu ja sellist tähelepanu, fookust endale just nimelt juurde tuua. Nii et mõtle. Ja mõtle ja tule.